Tervist kõigile, kes eesti keeles mõeldes unistavad sellest, et abielu on kehtivusajaga, kuni surm meid lahutab. Kirjutasin sulle, hea eesti keele õppija, teksti pealkirjaga Luigetruudus. Me teeme ta eesti keele reeglite kinnistamiseks koos läbi, paneme puuduvad kirjamärgid, ühendame kokkulahkud. Teksti korras versioon on kodulehel abramihobulausujad.ee. Ja siis vastad sa teiseks teksti lõpus olevatele küsimustele. Mida tähendab väljend luigetruudus? Millised variandid on kahe inimese koos kulgemisel, kui nad on loovisiksused? Kolmandaks, millal kipub kirjanike paari üks osapool end pigem ohverdama kui teostama? Neljandaks, loetleme tekstist seal leiduvad suure ilma kirjanike tandemid. Neljandaks, otsime tekstist üles Maarjamaa kirjanike duetid. Soovitan ära märkida juba teksti läbi tehes, kus ühegi küsimuse vastus on. Hoiad aega kokku, ei pea sama teksti 7 korda lugema. Kuuendaks, miks võib Tallinnas Harju tänav 1 asuvat kirjanike maja nimetada piltlikult tuvikeste pesaks? 8, miks ei kesta polügaamia ehk siis mitme partneri pidamise vaimustus kaua ning moodsad svingerid pöörduvad tagasi luigetruuduse juurde. Tasakesi, aga kindlalt. 9. kirjeldad sina oma tutvus, sõprus, perekonnas leiduvaid õnnelikke, nii-öelda kaua mängivaid paare. Ja 10. vasta palun küsimusele, kas sina ise oled valmis nii-öelda igaveseks abieluks. 3. kirjutadki oma seisukoha, kas abielu on kestev, püsiv, ajas vastupidav institutsioon. Tere tulnud on absoluutselt sinu arvamus. Luigetruudus, pealkiri, on meil ilma lõpupunktita ja üks sõna, sest luigetruudus, see on termin, väljend. Lahku kirjutatuna oleks meil jutuks ühe luigetruudus. Kuni surm neid lahutab, mõtlevad kõik abiellujad, küllap sa arvad ära, et siin peab olema otsekõne. Seega meie tekst sissejuhatusest alates sedapuhku algab otsese kõnega ja me paneme jutumärgid rea algusesse. Eesti keeles jutumärgid algavad alt. Kuni surm neid lahutab, koma, jutumärgid kinni, siis kui otsekõnes oleks lause lõpus punkt, muutub see komaks. Jutumärgid kinni, mõtlevad kõik abiellujad. Protsentuaalselt sama paljudel loovisiksustel üks sõna, isiksuse tõug, kui kogu inimkonnal ilma komata võrdlev kui. See päriselt õnnestub ka.
luigetruuduseks üks sõna nimetatakse teatavasti nende kuninglike lindude tava kõrgustes tiivad sulgeda ning end vastu maad kukutada, kui paariline sureb. Kirjanike paaridel üks sõna kaarekesega kokku, kaarekese teeme altpoolt. Ülevalt poolt tehtud kaarekese puhul me küll saame aru, mida korrektor silmas pidas, aga traditsiooniliselt need kaarekesed on all. Kirjanike paaridel on aastakümneid kokku kõrvuti õilmitsemisel 3 võimalust. Kõrvuti õilmitsemisel võiks olla sel juhul kokku kirjutatud liitsõna, kui tema ees ei oleks laiendit, täiendit, aga on nii, et jääb lahku. Esiteks, võrdväärsete üks sõna partneritena samas suunas, mitte üksnes teineteisele kokku otsa vaatamine. Teiseks, mõlema suurvaimu kokku, huve arvestades kumbki omas suunas fokuseerimine, seljad vastastikku, teineteist üks sõna toetades koos. Kolmandaks paneme kooloni, sellepärast et ta on eristuvam lauseosa kui näiteks teiseks puhul. Kolmandaks koolon, üks osapool kokku ohverdab oma eneseteostuse üks sõna suuresti teisele ning lastele ja olmele, kusjuures üks sõna poolitusmärk rea lõpus, kusjuures see üks ei pruugi ilmtingimata kokku naine olla. Oli neid lapsi 6 või 8, igatahes üks sõna, luuletaja Katre Ligi läheb kultuurilukku üks sõna, põhiliselt Hando Runneli laste emana lahus, sest on laiendatud Hando Runneli laste ema. Runnel on isamaaline üks sõna, laulik, temaga võrdväärselt üks sõna, andekas kaasa, aga on aidanud tema tausta ja tagala turvajana oma mehele kaasa. 3. välde, teine tähendus, eesti keel. Selles mõttes on lasterikastel üks sõna, krossidel ja kaplinskitel palju võrdõiguslikumalt kokku läinud. Kõrgvaimse üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Kõrgvaimse Jaan Kaplinski naine Tiia Toomet on pühendanud oma loomingu suures osas lastele ning rajas lisaks Tartusse mänguasja muuseumi kõik 3 sõna koos. Leelo Tungal on läbi 2 sajandi säranud lastelaulude üks sõna, see on siis luuletuse liik, genre, lastelaulude ja laulupidude üks sõna repertuaari sõnade maestrana, see on naissoost maestrana ning on meie rahvuskehandit üks sõna, Raku tasandini üks sõna, raputava kirjandus, sidekriips ja linateose kokku, seega siis kirjandusteose ja linateose seltsimees laps.
jutumärkide sees teose nimi, jutumärgid algavad alt. Niisiis kirjandus, sidekriips ja linateose kokku, jutumärgid algavad, seltsimees laps, jutumärgid kinni, autor Tal on helilooja 1 sõna, Lepo Sumeraga 3, mantlipärijast 1 sõna, tütart ning käsil täisväärtuslik 1 sõna, eluõhtu, elukaare osa, termin, kirjutame kokku, poolitusmärk rea lõpus, eluõhtu, lesepõlv, 1 sõna, et ei oleks lesknaise jalaosa, lesepõlv. Maarja on praegu Kirjanike Liidu esinaine. Proosakirjanik 1 sõna, Aadu Hint ja poetess Minni Nurme, oma lapsi Pärn Hint, Eeva Park ja teised. Seoses naispoole 1 sõna, hapra hingeeluga 1 sõna, nii harmoonilise taustaga ei kindlustanud. Nende armastuse ja loovuse lugu meenutab pigem Woolfide, kirjanik Woolf 2 O-ga, mitte 1 O-ga nagu ingliskeelne sõna hunt, Wolf, 2 O-d. Woolfide kõrgelennuliselt, kõrgelennuline 1 sõna, kõrgelennuliselt dramaatilist kooslendu kokku. Närvikava 1 sõna, korratustega geenius, Virginia, naisõigusluse ema. Virginia võimaldas abikaasa Leonardile naise pideva maandamise, mis tegi samas Mr. Wolfi õnnelikuks. Mr. ilma punktita see lühend. Minu tekstis on ta siiski suure tähega sel lihtsal põhjusel, et ingliskeelses kultuuriruumis ta on suure tähega ja väikese tähega näeks ta kole siin meil välja. Mr. Wolfi õnnelikuks ning võimendas suitsiidiga lõpetanud naise, feministide emalaevaks 1 sõna, saamise ja jäämise. Juhan Smuulil, kelle kargel elumerel 1 sõna, Karge meri on Juhan Smuuli üks vägevamaid teoseid, sellest on sündinud ka film, Ida Ever, Tõnu Kark peaosades. Ja siin ta ei ole meil küll nüüd. Ei raamatu ega filmi nimi, ta lihtsalt on parafraas, just. Oli 3 armastusabielu kokku, me saime siia nüüd siis põimlause. Sellest on tingitud äsja asetatud komakene. Pealause on Juhan Smuulil polnud poetess Deborah Vaarandi ega literaat Ida Saksaga probleeme. Sellepärast siis see tagumine koma. Hoopis tema enese loodud kollektiivse fuuriaga oli jama, selgitame, mis jama oli. Smuul sai NLKP, see on siis Nõukogude Liidu kommunistlik partei, ja KGB, see on suurte inimeste häbi lastetuba Nõukogude okupatsiooni moodi. NLKP ja KGB liinidel karistada, ülimenuka 1 sõna polkovniku Lese eest. Me paneme polkovniku Lese
jutumärkidesse, kuna see on raamat, näidend, film, nii et jutumärgid algavad alt, polkovniku lese jutumärgid kinni. Eest me oleme teinud polkovniku lesest kujundliku termini nende naiste kohta, kes võimukate matroonidena käivad, nõuavad. Arstid ei tea midagi. Polkovniku lese eest koma, mis olevat korraga ja kordamööda üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, solvanud nii NL. See on siis suhtumuslikult väikeste tähtedega Nõukogude Liidu lühend ilma punktideta NL, kõrgete ohvitseride naisi. Eno Raud ja Aino Pervik läksid ladusamat ja lollikindlamat, üks sõna, teed. Oma poegadele ja ka Piretile ja kogu Eesti mitmete põlvkondade lastele, põlvkonnad mõistagi ikka üks sõna, see oli niisugune tähelepanu tõmbamise laiali harutamine, mille sina nüüd siis kokku paned. Ja ta on koostanud Kalevipoja, selle paneme jutumärkide sisse, meie rahvuseepod, see nimi on see Kalevipoja ja muistendite kokkuvõtted, üks sõna, kooma, naksitrallid jutumärkides sees, 4 raamatut mul riiulis seal ja on elada nende raamatutega ühes majas. Naksitrallid jutumärkides sees, kooma, Kunksmoor ja kapten Trumm, raamatu nimi, niisiis rea alguses algavad jutumärgid Kunksmoor ja kapten Trumm, jutumärgid kinni, kooma, jutumärgid algavad jälle, sest ka Nublu on raamatu nimi. Jutumärgid algavad, Nublu, jutumärgid kinni ja lood lendavate taldrikutega. Idee poolest on raamatu pealkiri ka sii, aga siin on ta pigem parafraas, mitte enam raamatu pealkiri. Lood lendavate taldrikutega on kaasadel omavahel kokku, sedavõrd kokku, põimunud, koma, et vahet õieti polegi, koma, kumb pool luigepaarist üks sõna, millised tekstid kirjutas. Rein ja Mihkel said oma vanemate armastuse ja raamatute paistel suurmeesteks, üks sõna, kasvatatud. Jaan Kross ja Ellen Niit ehk Krõllimamma. Me paneme siia Krõllimamma vahele sidekriipsu. Muidu oleks Ellen olnud ühe Krõllimamma. Krõllimamma on tiitel ja sellepärast on siin vahel sidekriips. Ja nemad siis, Jaan Kross ja Ellen Niit, olid pigem seljad koos. Koma, kumbki omas suunas seirajad, koma, kes võimendasid nii kaasade kui kirjanikena, nii kui ka ilma komata, nii kaasade kui kirjanikena vastavalt mees sidekriips ja naisaspekti kokku. Meesaspekti ja naisaspekti. Produktiivsed igal tasandil, koma, tekitasid Jaan ja Ellen Tallinnas Harju tänava kirjanike majas üks sõna kindlalt, sest muidu tekiksid meil siia teksti sisse Harju tänava kirjanikud. Harju tänava kirjanik on praegu Jaan Kross ise, tema monument seisab seal teeristis. Kirjanike majas üks sõna elades kogu
loomeliidu üks sõna hoonele õdusa, tuvipesa, üks sõna fluidumi. Näe, Lili Promet ja Ralf Parve kudrutasid samuti seal küllap ülimehiste üks sõna meeste ja ürgemalike kokku naiste väge. Ka üksiklastest see on meil üks sõna ja ühtlasi üksiklaps ja üksiklane, kes selles osastavas käändes on heldekene küll kahetähenduslik, antud juhul siis pigem mitte üksiklaps, peres rohkem lapsi ei ole, vaid siis üksiklane, üksiklastest kolleegidele kiirgas. Zuumani sass elas seal samas trepikojas. Kõrvalseisjatena kokku pole me pädevad arvustama, kuidas ja kui palju panustas Elo Douglas legendaarse Friedebergi toetamisse või Lee Unt, elab praegu Indias Varanesis, kordumatu Mati raamatute ja lavastuste sünnisse. Kui Vladimir ja Eme Beekman. Vladimir Beekman on meile tõlkinud Piipi ja teised Astrid Lindgreni teosed muuhulgas. Beekman andsid mõlemad võrdväärset üks sõna toodangut, kerge iroonia, aga fakt on see ju ka, et loovisiksuse toodang on siis tekst, tõlge, meloodia, maal. Nii on. Andsid võrdväärset toodangut, siis untide puhul vallandus naise eneseloovus alles lesena. FS, see on siis Francis Scott Fitzgerald, FS. Selleks panin siia initsiaalid lühikeste variantidena, et näidata, see on ainus lühend, mille lõpus on punkt. F.S. ja Zelda Fitzgerald olid võõrdsed boheemlased, aga Hemingway kõrval koos loonud Martha Gellhorn või Gellhorn on meile teada õieti vaid Nicole Kidmani rollitööna üks sõna kaheosalises kokku. Millises kaheosalises üks sõna filmis. Sylvia Plathi teoseid teavad lugevad eestlased enam kui tema kaasat, võrdlev kui ilma komata, Ted Hughes'i. Margaret Atwood on Graham Gibsonist ja Henry Miller Ene Niinist rohkem tõlgitud ja tuntud. Martin Amise kõrval kulgev Isabel Fonseca on tuttav vaid mustlas 3 punkti, hüüumärk. Pärast hüüumärki paneme mõttekriipsu, sest kuidas sa muidu keset lauset istunud hüüumärgi järel ikka lausega edasi lähed. Milles on selle lause pardon? Meil soovitatakse tungivalt öelda mustlaste kohta romad, mida nad ise tungivalt ei soovi. Romade kultuurist huvitatud ringkonnale üks sõna, võrratu dokumentaali Matke mind seistes. See on raamat seal riiulis mul ingliskeelsena, rootsi keeles Begro med stående. Minu ingliskeelse nimi on Bury me standing.
jutumärgid algavad alt, matke mind seistes, jutumärgid kinni. Autorina see on mustlaskultuuri piibel. Ai kui hea! Vaba armastuse, see on kindlasti üks sõna, see ei ole mitte armastuse ees olev omadussõna, vaid see on termin. Vaba armastus, polügaamia. Vaba armastuse, hedonismi ning liiderlikkuse kui filosoofia käivitaja pooldajatele sobib edukaks õigustuseks. Eks ta siis pidavat nüüd siis käivitama mitte ainult filosoofiat, vaid ka spirituaalsust, loovust. Lubage kahelda, ent mitte vaielda. Jean-Paul Sartre ülakoma aitab panna teisiti häälduva sõna lõppu, käände lõppu. Ja Simone de Beauvoir siin pärast ülakoma ei ole käände lõppu. Me saame tänu ülakomale teada, et ta on omastavas käändes, genitiivis. Jean-Paul Sartre ja Simone de Beauvoir. Polügaamne kärgarmastus, üks sõna. Pigem on siin tegemist siiski erandiga. Nii antiigis kui hipsterite puhul mõnda aega moes olnud polügaamia taandub lõpuks alati turvalisse monogaamiasse tagasi. Mida on Eesti boheemlastel välja pakkuda? No jaa, või no jah, ühe hashiga püüdis Kalmer Teenosaar ennast kirjanik Heino Kiige ja tantsijatar Helmi Puuri vahele laulda. Baleriin jäi. Mind armastas jaapanlanna on raamatu nimi. Baleriin jäi, jutumärgid algavad. Mind armastas jaapanlanna, jutumärgid kinni. Seksika romaani autorile truuks. Ja tühja kah üks hash, küll patune ehk lühend ilma punktita. Küll patune ehk siga pori leiab ning iga naiste kütt üks sõna ulukid püüab. Pisikene luuletus juhtus. Seevastu üks sõna Vladimir ja Vera Nabokovi enam kui 50-aastane kokku, kas siis sidekriipsuga või täitsa päris suisa lausa kokku 50-aastane abielu, räägib vastu oletusele, et kirjanikud kirjutavad ainult iseendast üks sõna. Nabokovi raamat Lolita, ai, kui patune ja kole see. Nabokov ise aus, tore, puhas, armastav abielumees. Vist. Traditsiooniliste konservatiivsete Nabokovite abielu andis mehele väljundi enese kui tasase ja tubli pereisa. Ehk siis mitte tasane ja tubli pere, vaid pereisa. Väljaelamiseks üks sõna, tegevus selline, väljaelamine. Väljaelamiseks, fantaseerimiseks ja kujundlikuks mänguks rubriigist, rubriikide nimed jutumärkides, niisiis rubriigist jutumärgid algavad alt, mida näen, sellest laulan jutumärgid kinni. Jutumärgid sulguvad enne lause lõpupunkti. Eks selleks pidanuks eriti kõva mees ka olema, et Lolita jutumärkide sees, raamatu nimi on see, et Lolita iseenese üks sõna seikluste pealt kirjutada. Tõenäoliselt
kokku oli võimalik vaid kahekesi loovalt elujõuliseks üks sõna jääda. Koolon. Ja selgitame, mis värk oli eksiilide käigus, koma, millega kaasnes dissidendi või paaria staatus okupeeritud Isamaal. Isamaa üks sõna, paaria tõrjutu, mitte soovitu, väljaheidetu. Selgi sajandil avastasin mitmetähendusliku sõna selgi või selgi ehk selgasid pluss kolmas tähendus eks teksti töötlemise käigus selgi alltekste mitmesuguseid, 3 tähendust, lihtne sõna selgi või selgi, ai, vai. Selgi sajandil loovalt aktiivsed, väliseesti üks sõna, kirjanikud on Helga ja Enn Nõu. Pagulusse läksid Marie Under ja Artur Adson ning August Kailit oma Elviga. Viimases suhtes kehtib prantslaste väljend chercher la femme, me peame selle panema arvutis tippides kursiivi sümbol on meil laineline joon. Kui me ei tipi arvutis, kirjutame käsitsi, siis eelistagem lainelisele joonele pigem jutumärke chercher la femme, mõttekriips, otsige naist ja jälle mõttekriips. Sulgudesse võid põhimõtteliselt ka panna. Sulud kuidagi meenutavad tehnilist teaduslikku teksti. Mõttekriipsud jätavad teksti humanitaarsemaks. Nii et kuidas soovid, otsige naist võib olla meil nii sulgudes kui mõttekriipsude vahel. Produktiivse edu ka eeskujuga üks sõna, koma, millised naised peavad nipernaadide kõrval olema. Nipernaadid on väikese tähega, see on sümbol mehe liik. Ta ei ole üldse liiderlik, kui sa Kailiti raamatut loed, siis sa avastad, ta ei peta oma Indriidi, ta on lugude jutustaja, ta on seikleja, ta on perest perre trigerdaja, käivitaja igas talus, kuhu Toomas Nipernaadi satub, seal läheb elu teiseks, kusjuures alati hästi. Ei ole litsmees, sest ei ole Vargamäelt ka. Tallinnast on. Liivlane Kailit, koma, kelle ristiisa üks sõna oli sangaste Graf von Berg, tänaste mäe ja mägide suure suguvõsa esiisa, tõusis operetinäitlejanna üks sõna abielus olles, ajakirjanikust üks sõna Vanemuise teatri direktoriks ja rühmitusest Siuru. Siuru on meil jutumärkides. Praegune Siuru saab olema Tartus kultuurikeskus, kirjandusrühmitus Siuru ja Noor Eesti ja Ilo ja Tarapita olid jutumärkides, sest muidu aru ei saa, millest jutt käib. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu liikmeks. Nii on. Ehkki Katskaat Marju Lauristin ja Peeter Vihalem pole kirjanikud, koma, vaid ühiskonnateadlased, kõik 3 sõna kokku
ühiskonnateadlased ja tegelased, sidekriips tegelased, saame 2 liitsõna niiviisi, ühiskonnateadlased ja ühiskonnategelased, kooma. Meenutavad ka Krati ja Kolumatsi hüüdnimi, nickname, klitška, on meil üks sõna, see on nimeliik, termin. Niisiis hüüdnime kokku kandvad 2 sajandist koos läbi tulnud utopistid, idealistid. Seal vahel on sidekriips, see satub meil rea lõppu. Utopistid, idealistid, muinasjutu tegelasi. Muinasjutu tegelased, kõik 3 sõna kokku, muinasjutt on nagunii liitsõna. Muinasjutu tegelane on 3-kordne liitsõna. Muinasjutu tegelasi ning toekat luigepaari üks sõna. Nad on unistanud kuldajastust täpselt sama lootusrikkalt üks sõna kui Kristiina Ehin ja Silver Sepp täna. See, mis nende visioonist veripunaste üks sõna, see on punase varjund, purpur, bordeaux, veri, tuletõrje. Veripunaste võõraste kätega tehti, pole nende viga. Me pistsime põimlausesse väikese kiilu. See, mis nende visioonist tehti, pole nende viga, sellest on siis nüüd tingitud tagumine koma, kuivõrd üks sõna. Hingedel pole sugu ega rassi, pole ka hõrkude paaride Paul Verlaine, Arthur Rimbaud ning Truman Capote, Jack Dunphy süü, et teineteist üks sõna inspireerivate tandemite osapooled olid mehed. Oluline on teenete pakett üks sõna, mida luigepaarid üks sõna, teineteise kokku eludes on pakkunud. Loovpaarid üks sõna on 11 kokku, seltskonda kokku ja suurele pildile viinud, turundanud ja tsirkuleerinud. Teineteist üks sõna on maandatud ja võimendatud, aga ka teineteisega üks sõna konkureeritud või oma karjäär ohverdatud. Abielu on abielu. Koos on olnud kergem nii eksiilis kui Siberis, nii dissidentideks sildistatutel kui koostöö üks sõna eest kommunistidega pahaks pandutel. Koostöö eest kommunistidega pahaks pandutel. Pahaks pandu kirjutame pigem kokku ja poolitusmärk, üllatus, üllatus, on rea lõpus. Selle teksti kokkuvõte meil nüüd tuleb siit. Erinevalt kirglikumatest, kiusatustele hõlpsamini järele andvatest näitlejatest elavad sõnameistrid, sõnameister üks sõna, meistri liik, kõigil ajastutel oma fantaasiad läbi ja välja kirjasõnas üks sõna. Nad ise on alalhoidlikud, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, alalhoidlikud, vagurad, abielu inimesed. 3 sõna kokku kaarekesega. Kaarekene on liitsõna all. Nii on. Mitte pelgalt sellepärast,
üks sõna koma, et nii peab koma, vaid seetõttu üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, koma, et nad tahavad mõttekriips, kuni surm neid lahutab. Inspiratsiooni, loomise rõõmu, mõtlemise põhjust, mõtete väljendamise võimalust inimesele kui kariloomale ainukordselt antud sõnaoskuse, kõnevõime, kirjaosavuse kasutamist soovin sulle kogu hingest ja kartmata, et sa valesti mõistad, ütlen sulle kallistan